kindlasti ootab võimalust, et Kaarelt kohe see koht kähku ära võtta. Samal ajal Tamm, kes on järjest kiiremaks näinud tänase päeva jooksul järjest puhtamaks, kindlasti üritab Merevitsalt ikkagi selle kohe ära võtta, kui nad tulevad siit küllaltki üllatuslikult ja pingeliselt avaringil. Ja siit Kahre oma Tsigunniga hoiab praegu Pemme ikkagi selja taga ja Martin peaks praegu minema Jokkerisse. Loomulikult ärme unusta ka, et meil on hea toidutreiler, food truck, söö ja naudi ehk minge sööge ja nautige need, kes seda veel teinud pole. Ikkagi pikk päev, et peab siin hoidma ennast nii ka pealtvaatajana, mis on ka tegelikult ju auväärt amet, et sõita vähemalt sõidavad ennast soojaks, aga pealtvaatajatel võib päris külm hakata. Ja siin on, nagu me kuulsime, mõned juba kella 7 Kahre, issand kui pull see oleks, kui Kahre võidaks praegu. See oleks nagu nii pull, et nagu mitte midagi teiste vastu ja olen kõigile võrdselt kaasa, aga kurat see oleks pull, kui Kahre praegu võtaks ja hoida. Panin kindlasti mingi mitu kommentaatori needust sellele võrrandile peale, aga no vaatame, et siit praegu igal juhul Kahre liigub ikkagi väga kaunil. Muidugi tervet 4 ringi Tempo uuesti üles, aga muidugi võtnud ära oma Jokkerit ja kui ma ei eksi, mida ma teen üsna tihti, siis jah, tõepoolest ei Kahre ega Tamm ei ole võtnud ära Jokkerit, aga Merevits, kes on juba sellele duole ikkagi piisavalt lähedal, on võtnud ära oma Jokkerit, mis tähendab seda, et Merevits on suurepärased lootused ja võimalused ikkagi võtta ära ka siin üks ilus võit. No kui Tamm läheb oma Jokkerit tegema, tempo on küll üleval, aga no ainuke asi, mis võib Tamme päästa, on see, et tuld taas ummutis, see, et Merevits on tuld täis, et Kahrest kähku mööda saada ja sellega sisuliselt kindlustada endale võit. Vaatame, kuidas see välja mängib. Igal juhul praegu nad on aastik ja Tamme on selgelt järgi tõmbamas. Kas Kahre Jokkerisse? Aga pärast mõttes kahju on Merevitsale tehtud, et see võimaldas Tammel nüüd küll lähedale tõmmata. Ja kui meil on varsti ainult 2 ringi jäänud, daamid ja härrad, siis Merevits versus Tamm tundub minevat siiski viimase ringi peale. Möödasaamine on hoopis teine ja siit nad paaris tulevad ka ja praegu nüüd on selge, et Tamm on Merevitsa ikkagi täiesti kinni püüdnud ja siit on kõik võimalused taganud midagi proovida. Aga me nägime seda eelmistes sõitudes, et selline puhas möödaseid puhta sõiduga teha on ikkagi korralik väljakutse, kuna sõitjate tase on nii kõrge ja siit viimasele ringile minnakse tandemis Merevits versus Tammele lahti, Tamme võimalused ja Tamm on ise sellest kindlasti kõige teadlikum inimene üldse, hakkavad vaikselt vähenema ja siit tõesti nüüd on vähemus Tamme väga erilist teha, et siit Merevitsa vastu võitu võtta, aga siin roheliste aasade vahel see roheline Pemm on võtmas oma viimast šikaani, et võtta see võit ja siit ta tuleb täiesti šokki särgid sõitjad, aga praegu jätkame finaaliga, milleks on klass tagavedu suur. Heinar Lehtsaar, number 22, paremas ääres Ronald Voit, eelmises sõidus väga head sõitu teinud keskel ja Katriina Mattiisen
kõik kolm on kõvad küsijad siin ees. Teine rida siis Tarmo Varik numbri all 78 vasakus ääres ja meie lõunanaabris Tallis Valeis. Aga teevad siis tagavedu väikse sõitjad meile sellise auringi ka peale, nagu ikka finaalsõitude puhul kombeks on. Vaatame, kas rahvale suuta tehakse.